käimas 1. B-klass. Nüüd ma olen tulnud umbes 100 kilomeetri kaugusele Tartust ühe vana suitsusauna juurde. Ja siin ma tahan rääkida teile ühe loo, aga enne veel räägin ma sellest saunast loo. Siin oli kunagi üks väga-väga vana suitsusaun ja siis juhtus sellega midagi nii, et see põles ära. Ja siis tuli siia üks uus peremees ja uus peremees ehitas selle sauna asemele uue sauna. Ja ta sai selle sauna valmis ja siis ta küttis seda laupäeviti, käis siin saunas, aga ühel korral oli ta sauna nii kuumaks kütnud, et ta käis ise saunas ära ja läks ära magama. Ja äkki hommikul vara ta nägi, et väljas on läinud väga-väga valgeks. Ja kui ta maja aknast välja vaatas, siis oli saun leekides. Selle peale läks see mees metsa talvel, raius puid, tõi omale uued palgid ja ehitas uue sauna. Nii et see saun siin on nüüd juba 3. selle koha peal. Aga tänane lugu, mille ma teile rääkida tahan, on ühest puusepast. See puusepp elas ühes linnas oma naise ja lastega. Ja ta oli väga rõõmus mees, nii et kui ta päeval tööd tegi, siis õhtul, kui ta koju läks, oli ta alati heas tujus ja ta pidutses oma naisega, laulis ja naeris, nii et seda naeru kostus ka majast välja. Aga selles majas või selles linnas elas üks keiser ja see oli üks kuri ja vihane mees. Ja see keiser ühel päeval otsustas, et ta tahtis teada, kuidas tema linnarahvas elab. Ta pani endale tavalised riided selga ja läks linna, vaatas akendest sisse ja kuulas uste taga ja kõik tundus väga tavaline. Kes luges üle oma päevateenistust, kes aga tülitses ja kes pahandas lastega. Ainult ühest majast kostus naeru ja laulu. Ja seal elas puusepp oma naise ja lastega. Keiser koputas uksele ja teda kutsuti lahkelt tuppa. Keiser küsis, et mille üle sa, puusepp, rõõmustad nii väga? Ja puusepp vastas, et ma teenin iga päev natuke raha, ma saan selle eest süüa ja juua osta. Ja mul ei ole millegi üle põhjust nuriseda ega millegi pärast muretseda. Tulen koju ja meil on lõbus elu. Aga keiser mõtles, et nii see asi jääda ei saa. Ja ta küsis, aga mis siis saab, kui sinu puutöökoda kinni pannakse? Ja puusepp vastas, et seda ma küll ei tahaks ühelegi oma vaenlasele sellist rasket olukorda, et siis ei ole mul ju midagi enam süüa ega juua. Ja mu elu on õige kurb. Keiser istus veel veidi puusepa juures külas, aga läkski varsti ära koju. Ja ta otsustas. Talle ei meeldinud selline lõbus naer ja laul. Ja ta tahtis näha, kuidas puusepp sellega hakkama saab, kui tema elu ei ole enam nii lõbus. Ja ta käskis sulgeda selles linnas kõik töökojad. Puusepp oli selle peale muidugi väga
kurb ja ta läks linna peale otsima ja vaatama, et mis edasi saab. Ning ta läks inimestele appi, kellele tassis puid ja kellele tassis vett ja keda aitas niisama. Ja õhtuks oli tal jälle teenistus ja ta sai süüa ja juua osta ja neil oli jälle naisega ja lastega lõbus. Nad naersid ja laulsid, aga keiser pani jälle endale tavalised riided selga ja läks koputas Puusepa uksele. Puusepp, mille üle sa siin rõõmustad? Ja Puusepp rääkis, et selle linna keiser on üks halb mees. Ta pani kõik töökojad kinni, aga tema leidis ikka lahenduse. Ta aitas inimesi ja sai ikka omale leiva laua peale. Keiser istus veel natukene külas ja varsti lahkus. Keiser läks keisrikotta ja mõtles, mida nüüd teha. Ja ta andis korralduse, et Puusepp pidi tulema keisrikoja vahiks. Nõnda seisis Puusepp päev otsa keisrikoja vahis ja ei saanud midagi teha, et omale leiba teenida. Ja õhtul läkski ta õnnetuna koju. Aga tema naine ütles, et ära kurvasta midagi. Näe, võta, siin on üks laud või puulatt. Vooli sellest midagi. Ja küll me kuidagi läbi ajame. Puusepp võttiski noa ja hakkas ja hööveldas seda palki või seda lauda ja varsti oligi tal sellest välja tahutud üks mõõk. Ühest otsast terav ja teisel pool oli käepide. Ja kui ta jälle pidi minema keisrikoja uksele vahti pidama, siis pani ta selle mõõga omale tuppe ja raudmõõga müüs maha. Jällegi teenis ta leiva lauale. Nad said naise ja lastega pidutseda, laulda ja naerda. Ja laud oli kaetud veel külluslikumalt kui varem. Keiser pani jälle tavalised riided selga ja tuli uudistama. Kuidas on see võimalik, et Puusepa kodus on jälle nii palju naeru ja laulu? Ja Puusepp rääkis ausalt ära, sest ta ei võinud ju arvatagi, et see tavalistes riietes mees on keiser ise. Siis aga läks keiser kuningakotta tagasi või keisrikotta ja mõtles välja uue kavaluse. Ta ütles, minu varakoja hoidja on varastanud minu varakoja tühjaks. Kutsuge ruttu vahimees ja laske varakambri hoidjal pea maha lüüa. Puusepp, kes oli oma puidust mõõgaga või puust mõõgaga varakojas vahti pidamas, tema oligi see mees, kes pidi varakambri hoidjal pea maha lööma. Ja ta kurvastas väga. Ta ütles, et see ei saa olla võimalik, et varakambri hoidja ise varastas varakambrist kulda ja kalliskive. Aga keiser ei kuulanud. Ja Puusepp mõtles. Ta hõikas taeva poole. Nüüd, kui tõesti varakambri hoidja selles süüdi on, siis olgu see üks raudmõõk, mis lööb tal pea otsast. Aga kui varakambri hoidja on õige mees,
ja ta ei ole varguses süüdi, siis sündigu nii, et minu raudmõõk muutuks puust mõõgaks. Ta tõmbas mõõga tupest välja ja ennäe imet, see oligi üks puust mõõk. Selle peale aga hakkas keiser naerma ja ütles: ma kiidan sinu kavalust ja kingin sulle palju vara, kulda ja kalliskive ja mine ela oma kodus naise ja lastega rõõmsalt edasi. Selline lugu.